kui Saksamaal ei oleks majandusprobleeme, kui Saksamaa töötlev tööstus ei oleks langenud viimase 5 aasta jooksul, kui Saksamaa maksumaksja tarbija ei maksaks kinni, on see roheäärmuslus, on see kehv majanduspoliitika, kui ei oleks probleeme immigratsiooniga, kui ei oleks 2016 Kölnis üle 1000 naise vägistamist immigrantide poolt, kui sellised probleeme ei oleks, siis AFD toetus ei oleks umbes 25%. Ehk need probleemid on. Ja need probleemid on ilmselgelt kelle poolt tekitatud, siis need on vanade parteide poolt. Ütlete, et see on halb. Eesti valija asi ei ole minna õpetama Berliini või Ida-Saksamaal ütlema, et teate, sa lollid, valite valesti. Me arvame paremini. Ei, Saksamaal ongi väga tõsised probleemid, mis on tekitatud suuresti siidiu ehk konservatiivide kui ka sotsialistide poolt, kes on põhjust jaganud võimu viimase 30-40 aasta jooksul Saksamaal alati. Et see ongi nende poolt tekitatud, ilmselgelt. Ja AFD-l on igati õigus öelda, et meil ongi tohutud probleemid. Kui need probleeme ei oleks, siis poleks populaarsus nii kõrge. Ja see ongi alati selline retooriline võitluseks või ideoloogiate vahel, et kes on parem äärmuslane. Et et kui mingi erakond ütleb, et kuulge, et immigratsioon on käest ära läinud, kui me vaatame täna demograafilisi projektsioone, ennustusi Saksamaa elanikkonnas, siis see on katastrofaalne. See on katastrofaalne. Ja ilmselgelt, kui nad ütlevad, kuulge, meil on probleem, siis see ei ole mitte flirtimine mingi Hitleri mõtetega, vaid see on reaalsuse adumine, et mis juhtub Saksamaa demograafiaga järgmise 30 või 50 aasta jooksul. Ja see ongi probleem, et hakata mingid mõtted mängima, keelustama ära, see on klassikaline asi, mida väga vasakpoolsed teevad, et kui on mingi partei, mis meile ei meeldi või kes ei jaga meie ideoloogiat, paneme kinni. Et pigem see on siuke stalinistlik, hitlerlik režiimi ihalemine. Et täna Saksamaal olid hiljuti valimised, Saksamaa valija andis selge hinnangu 50% koma midagi. Valijatest valisid konservatiivide kristlike demokraatide poolt ja AFD poolt. Iga teine valija üle Saksamaa valis muutuse poolt, aga nad said siis sunnitud koalitsiooni konservatiivide sotsialistide poolt, kuna siis üks partei on nagu mitte parketikõlbulik oma siis probleemidele osutamise viisiga. Et see ei ole väga demokraatlik.